Need meeskonnad tänavu vastamise esimesel etapil siin juuni alguses ja siis sai tegelikult üks jalgvärav ju mõneti üllatuslikult 3-2 võidu Thunder Hackeri üle. Hacker, kes siis hetkel liigatabelis esimest positsiooni hoiab ja nende ainukene kaotus seesama 2-3 alla jäämine, üks jalgvärav Element Masteril oli. Tolles mängus Anissiv, Midenbrot ja Vabrit, Joel Vabrit olid siis need, kes need 3 õnnelikku ja võidupunkti väärilist väravat lõid. Thunder Hackeri poole pealt siis Edwin Stüff ja Erol Kigaste ka korra jalavalgeks said. Peaaegu kõik need nimed on täna ka platsil. Ei ole üks jalgvärava meeste poolt täna Anissimovi võtta, aga sellegi poolest on mõned muud täiendused võrreldes selle esimese etapiga. Kui vaadata muidugi ajalukku, siis ajalugu räägib selgelt Thunder Hackeri kasuks. Viimasest 10 mängust 9 on Thunder Hacker võitnud ja keskmiselt lüüakse nendes mängudes 11 väravat. Nii et kui te tabamusi näha soovite, siis meid täna saab näha. No praegu oli siin juba Edwin Stüff lähedal, et mänguskoor avada, aga siiski lendas see pall üle värava. Loodame, et siin kohe midagi liiga põnevat asjatamas ei ole. Üks jalg värava. No see nimekombinatsioon jätkuvalt on natuke keeruline üle huulte tulema, aga hetkel väljakul Rene Rõunapuu, Marko Kiigajaan. Väravas siis tundub olevat Taavi Tamm, täpselt. Nüüd kaugelt lööb peale, siis Rink ja hea löök Ringilt, ei olnud üldse paha üritus, aga lisaks on siis veel Janar Arula, üks jalg värava poolt platsil ja Henri Hoolmaa. See nende algnelik koos äravat Taavi Tammega on. Thunder Hackeri poole pealt siis Kevin Soolste, Edwin Stüff ja lisaks sellele on platsil veel, ma tahaks öelda Henri Remmelgas, aga tõde selgub kohe ja ei ikkagi. Nüüd Edwin Stüff saab ees otsas palli, aga peab tagasi mängima selle. Ja Roland Rink muidugi väravas, kes siin ühe korra juba kaugelt peale uhas. Rink lükkab äärele. Aga ei olnud Heindare söödul seal praegu jätkajat ja Taavi Tamm püüab palli. Tänased esimesed telemängud siis mainime ära ka. 6-2 Saue võitis üks väravat, mis juba läbi sai käidnud eetrist ja lisaks siis Nõmme Olipet oli samasuguse tulemusega 6-2 üle valitsevast meistrist Augur Enematist. Nii et tabeliseis igati põnev Thunder Hackeril pärast 5 mängu, neil ju praegu see 6 mäng varus on 11 punkti koos hetkel tabeli liidrina. Nüüd seal sai Aleksei Titanok üritada, aga see üritus midagi liiga ohtlikku ei kujutanud. Aga jah, tabelis just jätkuvalt siis Thunder Hacker 5 mängu 11 punkti hetkel liider. Rink püüab siin kenasti. Augur on hetkel 9 punkti peal teine. Siis tuleb Nõmme Olipet 8-ga ja siis on Saue 6 peal ja üks jalg värav samuti 6 peal, aga kehvem väravate vahe ja omalised mängud siis hetkel ikkagi üks jalg väravat liigatabelis viimasele positsioonile jätmas on. Nii et esimene ja viimane koht siis hetkel vastamisi ja 3 minutit on kohe seda mängu juba mängitud. Nüüd seal kohtunikud vilistasid vea Taavi Tamme vastu. Mainimis ära ka, et tänase mängu kohtunikud trio on Vladimir Zahharov, Ain Alev ja Andrei Karhu. Ja Ain Alev siis selle hetkel õigust mõistmas ja sättimas kõike. Tuleb ka löök, aga lendab see üle turvavõrkude ja kuursaali poole, nii et Roland Rink saab väravast rahulikult mängu alustada. Ja ikka Ringile tagasi ei ole need esimesed käigud nii avatud. Remmelgas. Ikka mängitakse tagasi. Kigaste teisel äärel söötu ootamas, ei tule veel sinna. Remmelgas nüüd üritas ilusat akrobaatikat teha, aga Tammel on kerge vaev see püüda. Ja nüüd ei jõua see pall, oli Avdjejenkov siin ees seda palli noolimas, aga sai Thunder Hackeri mehed ikkagi kaitses pea vahele.
Issakov nüüd lükkub tagasi ja Taavi Tamm palliga. Tamm vaatab, no tahab välja meelitada Ander Äkkerit, aga ei olnud Aleksei Kalkin üldse valmis seda peale minema. Ja jällegi Tamm lükkab rahulikult kõrvale. Nüüd kaugelt virutatakse, ei olnud üldse paha löök. Ei olnud üldse paha löök Issakovi poolt, aga ring siiski kontrolli ja see saatis seda palli pilguga rahulikult. Kigaste lükkub tagasi ringile. Rink Remmelgasele. Kas Remmelgas nüüd saab vasaku jala peale? Ei saa, võetakse pall vahelt ära. Issakov üritab seal trikitada, aga triketus hetkel palli hoopis enda kontrolli alt ära. Nüüd on seda ruumi, aga jõuab Kalkin ette ja puhastab selle olukorra. Ei saanud Henri Hoolmaa ikkagi peale uhada. Titenok nüüd ei julge ettepoole vaadata, rahulikult, targalt, mängu seis 0-0 aega on 7 minutit seda perioodi, lisaks 2 perioodi veel 12 minutiga ees ootamas, nii et rahulikult. Kõigi eelduste kohaselt Ander Äkker ju peaks selle mängu võitma, olles favoriit siin, siis kannatlikult mängides, otsides oma võimalust. Ja üks jalgväraval tuleb siis kannatlikult kaitses seista ja loota oma võimaluse, mis pigem ilmselt tuleb kontrarünnakute peale või kusagilt väravvahi lahti viskest. Neid siin tulnud on ju, ka nüüd esimeses mängus samamoodi meenub siin Ott Middenbriti värav, mis oli paras segadus, aga Vabriti lahti viskest. See kõik sündis. Ring nüüd vaatamas. Ja ei tule sealt midagi välja, aga jõuab Remmelgas paikama ja lükkab selle palli Kigastele. Kigaste nüüd käärlöökidega, aga takerdub see seal üksalvärava meestesse. Kaugelt üritati, aga see oli liiga optimistlik katse. Väga kaua on see, tahtsin just öelda, väga kaua on see nelik platsil olnud ja nüüd Ander Äkkeril ka siis nagu tellitult need vahetused tulid. Ervin Stüff taas ees aktsioonis ja lisaks Egert Heindar tuli väljakule. Ervin Stüff nüüd käärlööke. Selle mängu esimesed käärid vist, kui mälu ei peta, aga võib-olla petab neid mänge on täna kommenteeritud juba päris mitmeid, nii et natukene hakkab mälupildis need kõik segamini minema. Ja Taavi Tamm nüüd taas palliga. No ja pilistatakse selles olukorras käsi ära. Erol Kigaste käsi välja sirjutatud asendis oli ja sealt saab siis üks jalgvärava meeskond proovida ja Envar Lautar vist tundub palli juures olevat ja seda liivatorni hetkel tegemas. Nende suurim väravakütt 6 tabamusega tänavusel hooajal. Tuleb hea löök, aga ringilt veel parem tõrja ja ilmselt oleks raami ära kukkunud see pall, see midagi pole öelda. Kiga jään nüüd kähku paneb nurgalöögi mängu, aga vastu Kevin Sooaluste rinda ja Sooaluste nüüd oma rünnakule minemas. Üritab mööda trikitada, aga jääb pall kaitsesse kinni ja nüüd on vaja juba kaitsetööd teha siin. Janar Arula pusimas, aga ei saa ka tema palli endaga kaasa. Ervin Stüff Sooalustele. Ja Sooaluste lükkab ringile tagasi rahulikult. Ring siin üritab Kiigani välja meenitada, lõpuks tulevad ka. On ruumi nüüd lüüa, aga ei saa Ervin Stüff. Sööduga on see väga hea muidugi seal ees oodanud Heindare vist situatsioonis, aga Ervin Stüff ette Heindare, aga ei jõua ta pallini ja Taavi Tamm nahkera omanikuks saab. Envar Lauter nüüd. Parem jalaga tahaks, siin väike natuke pusimis Kiiga ja lükkas Sooaluste pikale. Nüüd on Lauter jääb pikali, aga Ervin Stüff ei löö palli auti, annab hoopis kõrvale sõbra vennale. Aga Ervin Stüff on piisavalt aumees ja lükkab palli auti, et jah, seal Ervin Stüff kas tegi natukene haiget Envar Lauterile, praegu lüüakse patsu, ei ole hullu midagi. Kiigajan ja Sooaluste ka patsu löövad siin ka väike kaadriväline puksimine meestel omavahel oli, aga ei midagi hullu. Natukene väga rahulikku selgitustööd omavahel, kellel oli õigus keda küünarnukiga lüüa ja mäng saab jätkuda, sest ringi käes on pall.
Rink ette, Ervin Stüff nüüd. Kas saab Stüff ka selle palli ka? Ei saa ikkagi Taavi Tamm. Taavi Tamm olukorras ja Giga nüüd jätkab Envar Lauterile, aga natuke jääb pall liiva kinni. Nüüd üritab ikkagi ette saada, kas saab Lauter vasaku jalaga lüüa? Keskel hoopis ja seal on Marko Gigajan, kes viib üks julg värava, siis 1-0 juhtima. Väga-väga vajalik värav üksjalg värava meestele, sellepärast et esimeses mängus nad said ju selle kaotuse ja praegu siin minna tabeli liidri Tander Äkkeri vastu 1-0 seda kohtumist juhtima meestele kõva motivatsiooni boost ja näeme, kuidas Marko Gigajan, väga lihtne töö, aga ka see töö on vaja ikkagi ära teha ja 1-0 siis tõsiasi hetkel siin koduväljakul mängival üksjalg värav Element Masteri meeskonna eduseis. Ja vaatame, kuidas Tander Äkker sellele vastab. Päeva esimeses mängus Nõmme vastu nad ju tulid väga suures kaotusest, olid vist 1-3. 1-3 kaotuses, kui mälu ei peta, tulid välja. 4-3 juhtisid ja siis mõniteist sekundit enne normaalaja lõppu löödi 4-4 lõpuks lisaajal ikkagi oma võidu kätte said, aga punkt läks sinna kaduma, sest rannajalgpallis tavaline võit on 3 punkti. Lisaajal saadud võit on 2 ja penaltiseerias saadud võit on 1 punkt, nii et 1 punkti nad kaotasid. Ja mine sa tea, liiga traagiliseks ilmselt ei saa olema, sest tänavusel aastal on süsteem natukene teistmoodi rannajalgpalli liigas, et kui eelmistel aastatel on alati hooaja lõpuni punkte löödud, loetud. Siin Taavi Tamme löök ajas mul endal ka sõnad sassi, aga kui muidu on hooaja lõpuni alati punkte loetud, siis nüüd on 5 etapiga vaja need punktid kokku saada ja olla 4 parima seas, sest 4 parimaga toimub eraldi finaalturniir viimasel etapil, kus tegelikult kõik kohad välja jagatakse ja üks meeskond siis tänavu peab seda kõike nukralt pealt vaatama, on see siis Tander Äkker, Augur, Enemat, Nõmme Olipet, Saue või siis hetkel viimasel positsioonil, või noh, ei saa öelda hetkel, kui nad praegu 1-0 veel juhivad, siis ju sealt ennast kohe tõstmas on, aga üksjalg värava meeskond siis. Remelgas ja saab seal väikse koksu vastu jalga ja vilistatakse ikkagi ära. Ain Alev tõstab ilusasti käe üles ja näitab, et määruste rikkumine siin oli, nii et Remelgas saab oma karistuslöögi oskusi näidata. Kusjuures huvitav on see, et kui enamik meeskondadel on selline selge kindel väravakütt välja kujunenud, üksjalg väraval Envar Lauter, teistel meeskondadel Lauteril 6 siis kirjas, teistel meeskondadel isegi suuremaid väravakütte, Rando Rand 7 ja Janar Pajo 7 peal, Auguril muidugi Sander Lepik 10 tabamuse peal, siis Tander Äkkeril ei ole sellist selget liigid, et Ervin Stüff on aastast aastast olnud eelmisel hooajal ka ju teise koht nii-öelda väravaküttide edetabelis, aga täna ainult 3 väravat tal kirjast, nagu ka vennal Edvinil ja lisaks veel Greor Cedricul, keda täna üldse koosseisus pole, nii et sellist selget väravalöömisliidrit neil veel kujunenud ei ole ja kui rääkida, et väravaliidrit ei ole, siis vaatame, kas nüüd jõuab sinna Kalkin sinna olukorda. Taavi Tamm teda muidugi lükkamas ja pusimas kõvasti on, aga kamba peale saavad ikkagi Kalkinid lõpuks palli. Hõisk on liiga ruttu, nüüd Kalkin kukub ja antakse tagantjärele see viga ära, nii et Kalkin võitis olukorrast maksimumi, kui ta juba palli korra kaotanud oli. Aga Tander Äkker siis selgelt liiga parima kaitsega meeskond, et kui ülejäänud meeskonnad on siin sisse lastunud 24 või 28 väravat, siis Tander Äkkeril kaitse siiamaani pidanud on, või siis Ronald Rink on väravast pidanud, kuidas keegi suhtuda tahab. Aga 11 väravat oli neil siiamaani löödud 5 mänguga, nüüd siis tuli 12. Marko Gigajani poolt. Igati korralik saldo arvestades, et 2 korda parem kui paremuselt teine kaitse, ehk siis Nõmme Olipet. Aga ründefaasis siis tehakse me töö ära. 22 väravat siiamaani kamba peale, ainult Augur on sellest kõvasti rohkem pommitanud. Teised on enam-vähem samas kandis ja üksjalg värav natukene veel vähem. Nii et kaitse on see, mis siiamaani pidanud on ja mis neile võite koju on toonud. Ja nendest 12 väravast, mis töödud on, siis 5 on ju täna tulnud. Esimese 2 etapiga lasti ainult 7 lüüa, nii et veelgi parem. Nüüd seal Kalkin natukene käsi liiga jõuliselt, liiga palju, liiga agressiivselt kasutamas, aga kohtunikud ei hakka siit midagi vilistama.
ja üks jalgvärav saab, ei saa. Pall läheb üle küljejoone, nii et mäng ikkagi jätkub siit nüüd Thunder Hackeri poolt. Rink ette. Ei saa Ervin Stiff jätkatud. Ei saa nüüd Avdjenkov ka seda palli kätte, aga suudab jätkata. Ei jõua Henry Hoolma lööma sealt olukorrast. Avaperioodi siis 1,5 minutit veel jäänud ja nüüd Ervin Stiff Heindarele. Sooaluste, aga jookseb pallist mööda. Liivapealne põrked on kavalad ja nüüd siis hoopis nurgalöögist. Thunder Hacker jätkamas on. Natukene ebakõla omavahel siin üks jalgvärava meestel. Ja on vaja pall ümber sättida, aga kohe-kohe see pall mängu pannakse ja vaatame, kuhu. Väga ohtlikult saab seal nüüd Heindare peaga suunata seda palli, aga oli Taavi Tamm valmis. Edvin Stiff nüüd teisele poole nurgalööki andmas. Erviniga, vennaga mäng kokku. Saab palli tagasi. Aga lükatakse pall tagasi Ronald Ringile ja kaitsetsoolist vaja hakata nüüd mängu taas ehitama. See löök blokeeritakse nüüd Heindare poolt. Saab kas uuesti üritada? Ei saa. Avdjenkov tuleb vahele. Nüüd Sooaluste võtab ära. Paras pusimine ja puntritantsel käib ja nüüd lüüakse pall vahepeal üldse kõrva väljakule, aga pallipoisid on kiired tegutsema ja nüüd käärlöögi üritus seal. See oli Ervin Stüffi, jah, aga natukene ebatäpne. 10 sekundit vaatame. Avdjenkov ette saab palli. Toimuvad need kõksud ära, aga kaotab palli nüüd. Ervin Stüff, sekundid on kohe-kohe läbi saamas. Segatakse piisavalt ja Ervin Stüffi löögile saadakse ka jalg ette, nii et 1-0 eduseisus. Üks jalgvärav selle esimese perioodi lõpetab. 24 minutit rannajalgpalli on meil veel täna ees ootamas. Enne tuleb natukene vaadata aga kaubanduslikke teadaandeid. Konkurentsitult BSC Thunder Hacker ja üks jalgvärav Element Master. Kaksteist minutit on mängitud, 24 veel ees ja üks jalgvärav 1-0 eduseisust siis siit mängu alustamas. Lauter nüüd üritas üllatada vastast väravahti. Päris huvitav kombinatsioon. Kolmekesi niuke lahti mäng. Ja nüüd sellest olukorrast, siin üks jalgvärava mehed nõuavad kõik kätt. Seda kohtunikud ei määra, nii et tuleb hoopis kaitsetööga tegutsema hakata. Erol Kigaste nüüd palliga. Kiire vahemärkus ütlen jälle, et kõikidele muruvõituvilistele pange igaks juhuks ülekannelt heli maha nüüd korraks, sest Tallinna Flora alistas Tallinna FCI Levadia 2-1 täna. Muru jalgpalli samamoodi mängiti. Nüüd siin jällegi nõutakse kätt. Erik Sorga, Frank Liivak teeb väravad lõid, Markus Jürgenson realiseeris veel vastu Levadia poolt penalti, aga see seisu enam tagantjärgi ei muutunud. Tuleme rannajalgpalli juurde tagasi. Selles olukorras nüüd vilistati küll viga üks jalgvärava meeste kasuks ja Enver Lauter karistuslööki lööma asub. Ja seda käega mängu eest antud karistuslööki asub lööma Enver Lauter. Lauteril 6 väravat tänavu kirjas juba, vaatame, kas suudab Ronald Ringi üle mängida ja üks jalgvärava eduseisu kahekordistada. Lauteri hoojooks. Korralik üritus, aga kahjuks oli sihik natukene väravast mööda sätitud, aga iseenesest see mööda liiva põrkeid tegev pall on väga ohtlik alati väravavahtidele, sest need põrked võivad tulla igale poole. Ja üks jalgvärava poolelt siis Joel Vabrit on tulnud teiseks perioodiks väravasse. Üritavad nad seda aega siin võimalikult sõbralikult jagada Vabriti ja Tamme vahel. Päeva esimeses mängus oli Tamm see, kes tegi teise perioodi kaasa, Vabrit tegi esimese ja kolmanda. Nüüd tundub minevat täpselt risti vastupidi. Nüüd seal natukene hätta satuvad üks jalgvärava mehed,
aga pall jääb siiski neile, nii et hakkavad tagant ehitama. Nüüd ette tsooni on Issakov sinna minemas, aga läheb pall out'i. Ei tea, kas seda ka kodudesse on kuulda, aga hea meel on kuulda vähemalt siin kommentaatori telgis, et nii-öelda kodumeeskond üksjalgväraval omad fännid on olemas, kes Pärnu hüüavad. Üksjalgvärav Elementmasters ainukene meeskond, kes resideerub siin Lõuna-Eestis. Pärnust enamik nende mängijaid pärit ja mängivad, ülejäänud meeskonnad Saue siis loomulikult Sauelt ja ülejäänud Tande, Räkke, Raugu, Rennemat ja Nõmme, Olipet, kõik Tallinna satsid on. Nüüd ette tsooni, kas jõuab sinna jätkupallile? Ei saa, aga nüüd Issakovile kukkus väga õnnelikult ette. Kalkin teisel äärel. Kigaste seal nüüd mängivad väga hästi. Kalkin on kokku, tuleb veel äärelt toetus ka, aga ei saa Henri Remmelgas piisavalt jalga alla sellele pallile ja lendab see liiga kõrge kaarega. Ja siin mängus tasub kisa teha, sellepärast et kõik rõõmini kisa teinud fännid saavad siis täna õhtul tasuta Sunseti, kus siis Inno on tegemas laivi ja lisaks on väike welcome drink ka. Enver Lauter nüüd kõksib ja väga hea löök isegi. Ring pidi tõrjetööd praegu tegema, et see pall väravasse läheks ja Marko Kigan jätab nurgalöök. Tõsi ta on, nurgalöök siit tuleb ja Kigan ise seda andma läheb. Leiab nüüd sealt tagant liinist ülesse Janar Arula, aga Arula löök natukene ebatäpne. Sooaluste nüüd. Ja aga läheb Ervin Stüffil see liiga kõrgelt üle pea. Ja sinna olukord tuleb juba Vabrit rahustama ja püüab selle palli. Ervin Stüff. Sooaluste. Vasakuga lööb Sooaluste ja lööb ära. Kevin Sooaluste viigistab siin mängust praegu mänguseisu ja ei saanud üksjalgvärav seda eduseisu liiga kaua nautida. Tõsi, see Sooaluste löök oli selline petlik, ta ei tundunud liiga tugev, aga suutis ikkagi üllatada Joel Vabritit, kes taha posti pantrüppega sellele pallile järele ei jõudnud. Nii et 1-1 mänguseis ja vaatame, mida pakuvad ülejäänud 20 minutit, mis siin mängus veel jäänud on meile. Raudler. Aga Ring püüab selle palli nüüd Sooaluste ja ei, see klaaritakse ikkagi ära, jah. Ott Midenbrit seal ilusasti põlvedele laskumas, et ennast suuremaks teha värava ees. Siin mängus lüüakse, nüüd sai vist Tande Räkker endal punni eest ära. Ervin Stüff saab oma värava kirja ja viib Tande Räkkeri selles mängus juhtima lõpuks ameti. Stüffile peaks olema hooaja neljas värav, kui mu arvutused ei eksi. Nii et nüüd jah, taaskord üksjalgvärava mehed ennast kaotusseisust leiavad, kus nad täna juba olnud on päris pikalt esimeses mängus. Nüüd Kiigajan löök takerdub ja Sooaluste ei jõutakse ikkagi tagasi ja atakeerima teiste poolt. Kas päästab Vabrit? Ei no, ju siis. Siit kommentaatori telgist tundus, et pigem läks ikkagi üle otsajoone, aga kohtunikud nii ei arva ja mäng saab rahulikult jätkuda. Tande Räkker siis 2-1 eduseisus ja jääb ikka siia veel 2-1 peale. Seda palli ei suutnud Heindere väravasse lükata. Kõva võitlus siin käib, kas Sooaluste jääb peale. Nüüd ei vilistata viga Janar Arula ja Sooaluste siin pusimas ja lõpuks Arula lükkab lihtsalt Vabritile tagasi. Lauter ei saa palli endaga kaasa. Ervin Stüff tüüb minemas. Ja ei tulnud see Sooalustele välja. Ei liiva kinni lihtsalt pall. Jätkuvalt, kui tahad seda maasöötu anda siin rannajalgpallis, pead olema ikka maru kindel, et maru tugevalt pigem selle palli andma, sest tahab see pall siia liiva sisse kinni jääda. Hõõrdejõud teeb oma tööd ja füüsikaseadust vastu me lihtsalt ei saa. Ring nüüd palliga.
no Rink täna ei olegi veel väravat kirja saanud, tavaliselt ikka Ronald Ringi nime taha ühe kriipsu saab tõmmata. Täna esimeses mängus seda ei juhtunud. Aga hooajaga ta ikka kogub tavaliselt sellise 6-8 väravat ikkagi ära, mis rannajalgpallis ikkagi ju väravahi puhul jätkuvalt täiesti tavaline. Kalkin nüüd on mehi minemas rünnakule ka, kas ta läheb ise otsima ja kaugelt lööb ise peale. Praegu oleks ilmselt saanud natukene parema lahenduse ka teha, sest tõsi, tal endale jäeti küll palju ruumi peale löömiseks, aga 2 meest oli ju rünnakule kaasa tulemas ja toetumas, äkki oleks pidanud söötu otsima. Aga noh, see on siit kommentaatori telgi tarkus. Mina ise rannajalgpalli meistriliiga tasemel ei mängi, seega tea, kui tark jutt see üldse on. Fabrit nüüd lööb kaugelt. Ja hea löök, aga Rink rusikatega pareerib ja noh, kaitseabiga saadakse pall isegi kontrolli alla. Kalkin kääri üritas, aga lõi pallist mööda. Aga no õnnega pooleks jääb pall veel tema valdusesse. Nüüd seal Heindare vist paremalt äärelt tõusmas. Ei, see on Aleksei Titenov, kes on väljakul vahepeal tulnud, jah. Thunder Rackeril see nii-öelda viimane nelik. Seal väga valusalt põrksid mehed kokku. Remmelgas nägu on ka selline, et ta sai haiget, aga tundub, et midagi hullu ei ole, sest praegu mees uuesti palliga ja otsimas kamraade. Lükkab Ringile tagasi. Ja Remmelgas ei jookse vahetusse, korraks tundus, et läheb vahetusse. Ei reipal sammul, aga ikkagi praegu siin palliga teie ees. Ring kaugelt, aga see nüüd tõrjutakse seal Henri Hoolma poolt. Nii, kas Ring proovib kohe uuesti? Nüüd tuleks ikkagi peale Isakov atakeerima ja lükkab Remmelgasele. Tagasi Ringile. Ette tsooni. Ei saa Kigaste kohe seda palli kätte ja ikka peab tagasi mängima. Remmelgas nüüd kaugelt. No Kalkin, kas jõuab selle pallini? Jõuab! Ja Kalkin olemas. Thunder Racker saab oma 3. ja Aleksei Kalkin lööb oma tänase päeva 2. värava. Esimeses mängus ta sai samamoodi 1 ju kirja, nii et päevatöö tehtud võib vist selle kohta öelda. Sõpradelt sai nüüd patsu ka ja näeme ka, kuidas ennetab Joel Fabritit selle pallini ja siis polnud enam midagi Fabritil endal teha, kui tolu jõuab, jah, selle pallini jõuab, aga sealt isegi õnnega pooleks jõuab see pall Arulale. Avdjenkov seal nüüd aktsioonis ja väga jõuliselt nüüd minnakse olukorda siin küljejoone juures ja
kohtuniku video ikkagi. No siin kõik ütlevad, et meie pall, vaatame, mis siin lõpptulemus on. Arutamist on igatahes palju, aga lõpptulemusel on pall Thunder Hackeri oma ja Ronald ringile see mängitakse. Ei olnud Elvin Stüff selleks sööduks valmis ning läheb pall ja rünnakuõigus üle siis üks jalg värava meestele. Vabrit nüüd jõuab sinna ohtlik. Elvin Stüff saab ka lüüa, aga segatakse teda piisavalt, nii et ebatäpne see üritus. Avjenkov väga pikalt on nüüd muidugi see nelik üks jalg väraval väljakule jäänud. Sooaluste natuke pall takerdub siin liiva, aga saab ikkagi seda kaasendaga veetud. Lööb ka nüüd, see takerdub sinna, aga Sooalustel teine võimalus. Ja ka see blokeeritakse. Henry Hoolma nüüd õigel hetkel vajalikult sai selle jala vahele. Ja nüüd siin Ervin Stüff haarab näost. Janar Arulaga kokku põrkasid. No ja natuke läheb ütlemiseks seal Ervin Stüff, et mida sa teed? Arula ütleb, et mina ei saa midagi aru. Ja antakse siin Arulale kollane kaart sellest olukorrast. Janar Arula teenib siit olukorrast kollase kaardi. Ja natuke kummaline olukord ka minu arvates selles suhtes, et kui viga ei vilistatud, siis Arulale siit olukorrast kollane kaart anti. Ervin Stüff seda ei saa. No. Jätan siinkohas kommenteerimise pooleli. Natuke kummastav seda kõike kõrvalt vaadata, aga ju kohtunikud omavahel nõu pidasid mikrofonide vahendusel, nii et mäng võib jätkuda ja mäng jätkub niimoodi, et Aleksei Titanov tõb 4-1 siit. No, sisuliselt võib öelda, et penaltit küll ei olnud, aga karistus oli võib-olla natuke karmim, kui oleks tahtnud. Penalti puhul see tõrjumisvõimalus on vähe suurem kui siin Titanoki pealöögi puhul, kus Vabriti poolt tõepoolest jälle ühtegi võimalust. Filigraanselt pea peale visatud ja Vabritil jääb lihtsalt sümboolne hüppe teha ja õnnetu päev praegu Vabriti jaoks. Et esimeses mängus oli tema see, kes nii-öelda need kaotusväravad kõik enda selja taha lasi ja nüüd samamoodi 1-0 eduseisust on saanud 1-4 kaotusseis. Ja kõik on tema valvekorra ajal tulnud. Liiga palju teda muidugi süüdistada ei saa ja kõikidest tavamustes kindlasti mitte, aga faktide vastu. Faktid on midagi sellist, mille vastu natuke keerulisem vaielda. Nüüd Vabritil natukene liiva silmas. On vaja see välja uhada sealt veepudeli abiga. Ja jäetakse see pall rahulikult üks jalg värava meestele, nii et minut 50 seda teist perioodi veel jäänud siin Pärnu rannaareenil Optibet rannajalgpalli meistriliigas. Lükkab tagasi Kiigaja Vabritile teisel äärel Arula ja kas saab Remmel, kas seal väga agaralt pusib, aga lõpuks ikkagi teeb pea Arula vastu. Ja antakse kollane kaart ka. Remmel küsib küll, mille eest, aga eks siis selgitatakse, et natukene liiga usinalt ja liiga agaralt seda palli tahtsid. Et iga hinna eest palli ikkagi endale saama ei pea. Et Janar Arula karistuslööki sooritama läheb. Hoojoks välja mõõdetud ja Arula läheb. Ja hea löök, aga ikkagi keskele võrdlemisi, nii et Rink rusikatega taas selle palli ära lööb. Ilus kaader, kui kõrgele pall rannas lennata võib. Ja nüüd omakorda see juba vasakul äärel, kus on Ott Midenbrit.
nüüd Enver Lauter jookseb seal Ervin Stühvile otsa, ütleks mina. No, või vabandust, Kalkinile otsa, aga no ühesõnaga kohtunik Vile vaikib ja natukene jõuliseks see mäng hetkel läinud on. Aga Lauteri poolt väga sirgjooneline lahendus, et kui ei saa nõuga, siis saab jõuga ja üritan lihtsalt läbi murda sellest kaitseliinist esialgu tulu ei toonud. Ja Ring tuleb välja ja võtab selle palli endale. Kalkin on ruumi, aga jääb see üksjalgarva meestesse kinni. Lauter on löögikoht ju tegelikult. Aga natukene pikalt läheb pall ette ja 20 sekundit. Teist perioodi veel jäänud. Vabrit kaugelt, aga vastu Kalkini selga. Ja nüüd uuesti, no ka Kalkin veel suudab selle 10 sekundiga. Võtab ilusasti ja mööda napilt. Kalkini lüks on kirjas. Praegu siit teiste tuldi ja mõned sekundid veel jäänud. Ja enne kostub Vile, nii et see pall sinna seisma jääb mõtteliselt. Ja mõtteliselt teeme siin ikka väikse pausi, et ikka rannajalgpalli teieni veel 12 minutit tuua. Ja 4-1 on juhtimas nüüd juba siis BSC Tondre Häkker ehk siis teisel perioodil mängus kus omavahel koos. Viimane periood juba alanud siin, mõned sekundid jäid eetrist välja, aga midagi ohtlikku. Ega põnevad selle jooksul ei sündinud, ainult jõuti pall lahti mängida üksjalg värava poolelt, kes siis 1-4 kaotusseisus siin laupäevase päeva viimases mängus. Tegelikult ju homne päev jätkuvalt Pärnu rannas rannajalgpalli meile pakub. Aga enne on vaja tänase päevaga õhtusse saada. Kas Roosnorm nüüd ei saa vastasest mööda ja Issakov vasakul äärel. Issakov nüüd on löögikoht ja seal olukorras vilistatakse viga ikkagi, nii et tundub, et see oli ikkagi alast väljas. Ma ise olen olukorrast, jah, ikkagi alast väljas. Minu siit kommentaatori telgist on seda mõttelist joont veidikene keeruline hinnata, aga Roosnorm siis saab sellest olukorrast kollase kaardi. Nii et Issakovil väga hea võimalus see 1-4 kaotusseis natukene väiksemaks teha. Nagu ma siin ennist juba ka ütlesin, kõigepealt on vaja enda täpsusoskus kontrollida, seejärel saab kontrollida Ronald Ringi tõrjeoskust. Nii et esmalt tuleb ise mees olla ja see pall raamidesse saata, siis saab rääkida selle üle, et keegi ära ei löö. Või vastane tõrjub liiga hästi. Joo jooks on väike, aga tuleb Issakovi löök. Latti! Lähedal tegelikult ju täpsust oli, aga ikkagi valele poole raame. See pall lõpuks lendas. Kordusest näeme veel seda Issakovi lööki siit. Jah, hakkas natukene õhku kerima lihtsalt viimasel hetkel, ka välja poole vindiga ja see oli see, mis selle palli ikkagi latti lõpuks saatis. Ring nüüd kaugelt, aga see läks kõvasti mööda. Randma tagasi ja täpselt Taavi Tamm taas üksjalg väravasse tulnud. Joel Vabrit, kes eelmisel perioodil 4 tükki enda selja tagant välja pidi võtma, hetkel pingile on potsatanud tagasi, nii et mõlemad mängud siis teinud esimene kolmas, üks mees ja teise perioodi teine mees. Soo alustab nüüd nurgalöögis. Stühvile pea, aga ei saa. Stühv hindas praegu palli lendu valesti või tuuli, et selle palli niimoodi seisma. Igatahes täiesti vabaks oli Stühv unustatud. Nüüd muidugi, miks ma sest eelmisest olukorrast räägin, Issakov siin jällegi hea löögi tegi, aga ringilt veel parem tõrje. Ja Ring palliga 10 minutit. Veel Pärnus rannajalgpalli täna näha saab. Ja kõige pool mujal, kust iganes te seda ülekannet ka ei vaataks. Kiigajan nüüd ette tsooni. Ei saa hoolma palli kätte. Nüüd õnnega pooleks, aga Edwin Stühv ikkagi blokeerib. Kas Edwin Stühv saab palli endale? Õnnelik põrge praegu seal üksalg värava meeste pärast ja Janar Arula saab rahulikult Taavi Tammele palli anda.
Nüüd Lauter hakkab kohe ette võtma, aga pall takerdub liiva. Ja ei saa Lauter. Peab tagasi mängima. Arulalt nüüd väga hea lahenduse suutsis sealt sepistada Midembrit sai löögile ka, aga Ronald Rink on ikkagi ülesannete kõrgusel. Nüüd ka Alkin. Et tahtis käärlöögi peale minna, aga Lauter väga osavalt segab seda. Lauter seal pusimas, aga peab tagasi mängima. Taavi Tammele. Tamm üritamas siis Tander Äkkeri mehi endale vastu meelitada. Kaugelt nüüd lööb peale, ei olnud üldse paha löök, ikka meetrikese üle, aga niisugune laskuv pall või langev pall, mis on alati väga ohtlik. Seda on kerge valesti hinnata lihtsalt. Nii, Remmelgas nüüd pusimas siin. Ei lähe üle otsajoone pall. Mängitakse seal väga jõuliselt, Remmelgas võtab Lauteri maha ja no, Remmelgasel kollane kaart all, nii et viisakust aitab püsti. Nurgaleib ka tagasi paigatud ja ilusasti tsoon või sektor sellel karistuslöögil vaja puhtaks teha ning Envar Lauter saab proovida väga kaugelt seda. No sööduga kas leiab omasid? Ikkagi kahjuks ei leia. Tagant Taavi Tammele läbi. Arula mõtleb, mis teha. Ja nüüd läheb kehalisse kontakti. No Kigaste väga hästi seisab ees. Arula ikkagi läheb lõpuks paremaga löögile, aga lendab kõrgelt üle värava ja 7,5 minutit jäänud veel seda mängu siin. Mängu mängida ja 7,5 minutit on siis armuaega veel üksjalg värava meestel. Ja Kigastel nüüd lõpuks jääb pall, langeb ilusasti Titanokile, kes lööb enda teise ja Tander Äkkeri 5, nii et Aleksei Titanok oma teise värava siit kirja saab. Ja no üksjalg värava meestel tundub tõesti, et täna siit etapilt laupäevasel päeval saadaks ainult 2 kaotust. Sest 1-5 pealt välja tulla 7 minutiga on juba natukene keeruline. Kuigi mängupilt siin 3. perioodil on olnud lubavam kui teisel näiteks. Aga siiski natukene keeruliseks läheb see. Noh, Avdjenkov üritab, aga isegi see löök läks sealt segamatult lüües natukene mööda. Eesti rannajalgpallikoondist mängimas siis ainukesed selle hooaja Eesti rannajalgpallikoondise mängud Eestis ehk siis kodumängud. Rink nüüd, kas lööb kaugelt peale? 13. ja 14. juulil. Remmelgas lööb kaugelt, aga see takendub Midembriti kõhtu. Lauter. Mitme mehega tuleb Tander Äkker ja Lätiga ehk siis põhimõtteliselt vastasseisus lähemate naabritega. Alkin lükkab tagasi Titanok. Järgmisel nädalavahetusel Nõmme spordikeskuses. Ja Rink kaugelt. Ja ei olnud Taavi Tamm üldse valmis selleks palliks, sai selle liiva õnnetult silma. Natuke vaja näopesu jälle teha selles olukorras. on siis ametlik nimi seal Facebooki leheküljel, kus alati informatsiooni kätte saab kõige kohta, mis rannajalgpallis toimub ja loomulikult tasub jälgida ka. Tundub, et Tamm sai silmad puhtaks ja Tander Äkker nurgalöögist siis jätkamas. 5-1 eduseisus siis Tander Äkkeril kasutada. Kui nad niimoodi jätkavad, siis hetkel nad 14 punkti 6 vooru järel koos, mida on siis 5 rohkem kui Auguril nende selja taga. Üks vääratus on olnud esimesel etapil üksjalgvärava vastu, kellele siis praegu kohta kätte näitamas ollakse, aga ülejäänud mängud. Ja selles olukorras vilistatakse, kas see on ju alas sees. Igatahes üksjalgvärava mehed on need, kes patustasid.
Janar Arula tundus olevat see, kes mis näost, vabandust, särgist. Mul siin mõtted juba jooksevad ka päiksega sistudes vaikselt kokku, aga Aleksei Kalkin siis saab penaltit minna lööma, sellepärast et Janar Arula teda särgist sikutas selles olukorras. 2 Pärnu legendi ja kunagist meistermeeskonna kaaslast ehk siis Valiiskaarist olid korraga, kui Valiiskaar meistriks tuli. Nii Taavi Tamm, kes on hetkel